Mõni aeg tagasi lahkusin kohas, kus ma igal hommikul tundsin, et pean ennast kokku võtma. Lihtsalt selleks, et uksest sisse minna. Ja tead, mis oli esimene tunne? Uhkus. Päris suur uhkus enda üle. Aga kohe selle kõrval tuli ka viha. Mitte teiste peale, enda peale. Et miks mina ei teinud seda varem? Miks ma kannatasin nii kaua, kui lahkumine oli tegelikult nii õige? Ja see küsimus jäi mind kummitama. Miks meie, kes oleme kohusetundlikud ja visad, jääme nii kauaks olukordadesse, mis meid kulutavad ja mida Zoomerid teevad teisiti? Täna räägime sellest, mida me saame Zoomeritelt tegelikult õppida. Aga enne, kui räägime sellest, mida Zoomerilt õppida, vaatame, kust see erinevus üldse tuleb. Kui sa oled nagu mina milleniaal, siis sa tead seda, tunned hästi. Meile õpetati sageli, et tuleb vastu pidada, tuleb lõpuni teha. Tuleb olla viisakas, kohusetundlik, usaldusväärne, mitte viriseda ja mitte liiga palju küsida. Meie põlvkond oskab kannatada, me oskame pingutada, me oskame pidada vastu, ka siis, kui seesmiselt on jube raske. Selles on palju väärtuslikku. Kohusetunne, visadus ja vastutus ei ole halvad omadused. Aga probleem tekib siis, kui vastupidamisest saab elustiil, kui inimene enam ei küsi, kas see töö, see suhe või see tempo on tegelikult inimlik. See muutub kannatamine vaikimise normiks. Ja siin tulebki mängu Zoomer. Need inimesed ei ole üles kasvanud sama mõttega, et ole vaid ja tee ära. Nad küsivad rohkem. Miks ma seda teen? Mida see mulle annab? Kas see on aus? Kas see on mõistlik? Kas see austab mind? Ja kuigi vanemale inimesele võib see vahel tunduda ülbusena või kannatamatusena, siis tegelikult peitub seal ka midagi väga väärtuslikku. Sest Zoomer ei ütle alati lihtsalt, ma ei taha tööl käia, ta ütleb sageli hoopis, ma ei taha olla süsteemis, mis mind tühjaks imeb. Ta ei taha müüa oma aega liiga odavalt, ta ei taha jääda 9-7 rutiini, kui see ei anna talle arengut, vabadust ega tähendust. Ja kui miski ei sobi, siis ta ütleb välja, et ei sobi või ta lihtsalt lahkub. Ja siin on esimene asi, mida me saame Zoomerilt õppida, piirid. Piir ei ole ebaviisakus, piir ei ole isekus, piir ei ole laiskus. On sageli lihtsalt terve inimese viis öelda, siin on mu piir, selles kaugemal ma ei lähe, sest see teeb mulle kahju. Paljud meie põlvkonnast õppisid, et hea inimene peab vastu pidama, et hea töötaja on see, kes võtab lisakohustusi, naeratab isegi siis, kui on kurnatud ja ei tekita probleeme. Aga ma küsin sinult midagi, mitu aastat sa oled mõnda olukorda talunud, mida oleks tegelikult juba ammu tulnud muuta. Mitte sellepärast, et sa pidid, vaid sellepärast, et nii ei tehta, nii öelda või nii ei lahkuta. Meil on pikalt sisendatud, et ausust väärib ainult selline töö, mis tuleb läbi tohutu vaeva, rügemuse ja ohverduse. Justkui tõeline pühendamine peaks alati veidi haiget tegema. Zoomerid aga tuletavad meile meelde lihtsalt teda. Töö või suhe ei pea olema koht, kus me oma tervist ja elujõudu tasapisi lammutame. Me nimetame seda lojaalsuseks. Mõnikord see ka ongi lojaalsus. Aga mõnikord on see lihtsalt harjumus kannatada. Zoomerid tuletavad meelde, et piiride seadmine ei ole nõrgus, see on eneseaustus. Ja siin on üks oluline vahe. Piir, mis kaitseb su tervist ja väärtusi, on tarkus. Piir, mis tekib iga väiksema ebamugavuse peale, võib olla hirm. Zoomer ei tee alati seda vahet täiuslikult, aga meie saame. Me saame võtta nende julguse öelda ei ja lisada sinna oma kogemuse, teadmise, millal see ei on päriselt õige. Ma rääkisin sissejuhatuses sellest, kuidas lahkusin kohast, kus ma igal hommikul tundsin, et pean ennast kokku võtma. Lihtsalt selleks, et uksest sisse minna.
Esimene tunne oli uhkus, aga teine tuli oli viha enda peale. Miks ma ei teinud seda aastaid varem? Ja see küsimus on tegelikult väga oluline. Sest ma olin kogu selle aja veendunud ennast, et jäämine on tugevus, et hea inimene ei lahku, et tuleb vastu pidada. Tegelikult ei olnud sa oled see tugevus, see oli vahel lihtsalt harjumus mitte küsida, kas on minu jaoks päriselt hea. Zoomerid ei kasva üles sama harjumusega ja see on nende kingitus meile, mitte nende vastused, vaid nende küsimused. Teine asi, mida neilt õppida, on see, et töö ei ole inimese identiteet. See võib olla väga raske mõte inimestele, kelle elu on olnud üles ehitatud töö, kohusetunde ja elu jäämise peale. Aga kui töö võtab kogu inimese väärtuse enda alla, siis tekib olukord, kui inimene tunneb, et halvasti mitte ainult väsimuse, vaid ka kaotuse pärast. Kui töö ei õnnestu, siis justkui oleks kogu elu läbi kukkunud. Zoomerid on selles mõttes vabamad. Nad näevad tööd sageli kui vahendit, mitte eesmärgi, mitte kui elu mõtet, vaid kui üht osa elust, mis peab sobima nende väärtuste, tervise ja elurütmiga. Kolmas asi, mida zoomerilt õppida, on ausus iseenda suhtes. Meie põlvkond on tihti õppinud vastupidist. Me oskame hästi seletada, miks asi polegi nii hull, miks tuleb veel natuke vastu pidada, miks praegu pole õige aeg muutuseks. Mõnikord on see küpsus, aga mõnikord on see lihtsalt hirm. Hirm muutuse ees. Hirm selle ees, et kui ma ütlen ei, siis ma pean ise oma elu eest vastutama. Zoomerilt saama õppida, et ausus võib olla vabastav. Mitte kõik, mis on tuttav, ei ole hea. Ja mitte kõik, mis nõuab kannatamist, ei ole väärt seda kannatamist. Neljas asi, mida zoomerilt õppida, on paindlikkus. Zoomerid kohanevad kiiremini. Neil on vähem usku jäikidesse reeglitesse lihtsalt sellepärast, et nii on alati olnud. Nad küsivad, kas on ka teistmoodi võimalik, kas saab kaugtööd, kas saab vabamalt graafikut, kas saab töötada nii, et inimene ei põle läbi. See ei tähenda, et kõik vana oleks halb, aga see tähendab, et nad ei kummarda automaatselt autoriteedi lihtsalt sellepärast, et nii on kombeks. Ja kui me oleme ausad, vahel ongi just see küsimine areng. Sest paljud kannatusi on ühiskonnas püsinud lihtsalt see tõttu, et inimesed ei julgenud küsida, kas see süsteem on üldse mõistlik. Muidugi ei ole zoomerite lähenemine alati täiuslik. On vahe, kas lahkuda sellepärast, et olukord ei vasta su väärtustele või sellepärast, et asi lihtsalt nõuab pingutust. Aga seda vahet, seda me juba teame. Meie põlvkond on selle kogemuse saanud. Küsimus on ainult selles, et me ei kasutaks seda kogemust vabandusena kannatamise jätkamiseks. Kui ma paneksin kogu selle video sõnumi ühte lausesse, siis see oleks, zoomerit tasub õppida mitte seda, kuidas vastutuses pääseda, vaid seda, kuidas elada nii, et vastutus ei hävitaks elu. Sest väga paljud inimesed, eriti 45-60 vanuses, on elu jooksul õppinud olema tugevad teiste jaoks. Laste jaoks, pere jaoks, töö jaoks, kohustuste jaoks. Ja see on auväärne, see on päris tugevus. Aga mingil hetkel tasub küsida ka, kas ma olen olnud tugev enda jaoks. Me ei pea vihkama noori, et neid mõistma. Me ei pea ülistama vanu mustreid, et olla väärikas. Me saame võtta zoomeritelt selle, mis on tervikslik. Julguse öelda ei. Julguse küsida, mõtted, julguse seada piire. Ja samal ajal saame alles hoida oma tugevused, kannatlikkuse, kohusetunde, sügavuse ja võime minna lõpuni siis, kui asi on tõesti väärt seda. Võib-olla ongi küpsus see, kui inimene ei ela enam ainult kohustuse järgi, vaid õpib iga korraga paremini tundma, millal ta kasvab ja millal ta lihtsalt kulub. Ja teate, kui me õpime märkama oma piire, ei muutu ainult meie suhe töösse, muutub ka see, keda me oma eraellu lubame. Selles vanuses ei ole meil enam aega ega tahtmist mängida draamasid, taluda kellegi isekust või päästa neid, kes seda ei palu. Tekib sügav küps vajadus valida enda ümber rahulikke, lahked ja turvalisi inimesi, kes austavad meie ruumi. Ja kui see video sind kuidagi kõnetas, siis võta endaga kaasa üks küsimus.
kas ma olen praegu lojaalne või lihtsalt harjunud kannatama. Et aidata sul seda piiri paremini tunnetada ja õppida hoidma oma elujõudu, olen loonud meditatsiooni, piiride seadmine ja eneseaustus ilma süütundeta. Leiad info kirjelduses. Jätta kommentaari üks küsimus, mida sa võiksid endalt rohkem küsida. Mitte vastust, lihtsalt küsimus.